Saaremaal. Me ootame kõiki võimsaid mehi ja naisi. Kas sa oled juba registreerunud? Kui ei, mida sa passid siis? Ma tean, et sinus on peidus tükike viikingeet. Tervist, selline ilus laulukene siis juhatamaks sisse seda episoodi, seda kaua tehtud kaunikest selles mõttes, et mul on olnud väga pikk paus eelmise episoodiga, on olnud väga palju tegemist, võiksin öelda, on olnud kolimist, uute situatsioonidega harjumist, teistele eesmärkidele ümberseadistamist ning üks eesmärk, millele sai siis tõsisemalt ümberseadistatud, ongi tänase podcasti teema ehk siis jalgrattavõistlus nimega Red Bull Tour of Vikings. Ehk tänase episoodi eesmärk ongi käia üle see, kuidas see üritus sündis, mis see täpselt on, käia üle küsimused, mille ma Instagramis sain ja mis on tekkinud lihtsalt inimestega suheldes, mis ma arvan, et on sellised adresseerimist vajavad punktid. Ning siis teeme ka otseühenduses kõne koos mõne osalejaga, kes tulevad Red Bull Tour of Vikingsile ning mis on nende mõtted, muljed ja taust enne siia meie korraldatavale võistlusele tulemist. Aga alustame siis otsast. Red Bull Tour of Vikings on siis 310 kilomeetrit pikk velotuur, kus ühe päeva jooksul tehakse tiir peale tervele Saaremaale. Ja see on siis jaotatud 3 etapiks ning muud polegi põhimõtteliselt. Etappide vahel on 30 minutit pausi ja voilà, lihtne. Mis tuleb veel ära märkida on see, et võistlejad ei tohi rajal kasutada tehnilist abi, peavad hakkama saama iseseisvalt ja suur osa võistluses kulgeb kruusateel, metsavaheteel, liivateel, isegi munakiviteel. Eks ole. Nii. Sellega sa oled juba tõenäoliselt enam-vähem kursis, kui sa seda episoodi kuulad, ma kujutan ette. Aga võib-olla, mis ma saaksin lisada väärtusena siis teile on see, et alustame äkki otsast peale, kuidas see võidusõit üldse sündis. Alustuseks siis peaks alustama sealt, et 2018 juuni kuni 2020 juuni oli minul au töötada Red Bullis field marketing managerina ehk siis olla vastutav kõikide spordikultuuri ja mõne muu nipet-näpet asja eest. Ja tegelikult minul seal töötades oligi võimalus hakata selle ürituse kontseptsiooni nii-öelda looma. Et tegelikult ma tahaksin ära rääkida paar asja, kuidas see üldse alguse sai. Oli niimoodi, et kui ma Red Bullis töötasin, siis oli minul põhimõtteliselt
päris asjalik otsustamisruum, keda, mida, millal, miks Red Bull Eestis toetab siis nii sportlastena kui üritustena. Ja ma pean ausalt ütlema, et ma natukene kahetsen, et ma tol ajal oma 2 aasta jooksul tegelikult jalgrattasporti toetasin palju vähem, kui ma oleksin võinud. Ja seda enda mingisugusest isiklikust põhjusest, mis ei ole absoluutselt mingi vimm või et mul oleks jalgrattaspordi vastu midagi, aga pigem vastupidi, ma arvasin, et kui me suuname liiga palju tähelepanu Red Bulli brändina jalgrattasporti, siis võib-olla see on nagu minu isiklik soov ja isiklik vaade, mitte nii väga nii-öelda erapooletu otsustamine, millisele spordialale rõhku panna. Aga õnneks mul olid head mänedžerid ja kolleegid, kes tegelikult ise pakkusid välja, et võiksime teha üldse mingi jalgrattaürituse. Ja kui me hakkasime nendega koos seal alguses nii-öelda ajutormama, brainstormima, siis me saimegi aru, et ma pean panema korraks endal selle arvuti laadima, vabandust. Me saimegi aru, et tegelikult võiks korraldada midagi eksootilist ja midagi sellist, mida varem ei ole olnud. Kui me räägime eksootilisest ja Eestist, siis mis muu tuleb pähe kui Saaremaa ja päiksepealinn Kuressaare, eks ole. Siis tegelikult see idee tuligi sealt, et alustada mingisugust ideed ketrama, et millise jalgrattaspordiürituse saaksime korraldada Saaremaal. Kuna ma olen palju kuulnud ja näinud ja ise ka mõelnud ja tegelikult ka teinud juba Saaremaale tiiru peale, seda küll 2 päevaga, siis tegelikult üsna kiirelt saigi selgeks, et me saame teha mingisuguse sellelaadse ürituse. Kuna Viikingid on teadaolevalt pärit Saaremaalt ja ka jalgrattaklubi Viiking eksisteerib juba Saaremaal, siis sealt hakkaski tekkima selline idee, kontseptsioon nagu Tour of Vikings. Kuigi tol momendil tegelikult meil ei olnud absoluutselt veel aimu tuurist ja mis iganes, me lihtsalt mõtlesime, et mis kujul me seda tegema hakkame. Et tegelikult variante ja võimalusi jalgrattaspordi võistluse tegemiseks on ju igasuguseid, aga mis on Red Bullile väga oluline, on see, et seal oleks selline innovaatiline osa sees ja et see pakuks ka tõelist elamust osavõtjale, just osavõtjale, sest Red Bulli üritusel on alati number 1 prioriteet pakkuda elamust ja head kogemust just osavõtjale. Alles peale seda tulevad pealtvaatajad ja ajakirjanikud ja nii edasi. Et kuidas me saame pakkuda midagi tuusa osavõtjale? Saaremaale ring peale teha on ju tegelikult võimalik selles mõttes igatpidi, et me oleks võinud teha ranniku ääres liiva sees või siis mööda maanteid ainult, eks ole, heal teel, aga meie otsustasime, et teeme sellise miksi kombinatsiooni sinna sisse. Kus see gravel sinna sisse tuleb, on see, et tegelikult ma olen tähele pannud, et üldse maailmas on pead tõstmas selline uus spordiala nagu gravel cycling ehk siis, et kus enamus osa või kõik, mitte enamus osa, vaid isegi peaaegu 100% võistlustest ongi ainult kruusal. Seda võimalust meil kahjuks Saaremaal ei olnud, et me ainult kruusal teeksime, sest et siis lihtsalt on selline paratamatus, et teid pannakse pidevalt asfalti alla ja võib-olla kunagi tulevikus me ei saagi enam sellist kruusarallit korraldada, isegi 50-50 nagu meil praegu on, et tuleb ära kasutada seda, mis meil olemas on. Laual oli mitmeid ideid, et teha see ühe jutiga või teha see isegi meeskonnasõiduna või teha see handicap sõiduna, et ma ei tea, nooremad lähevad, naised lähevad ennem, siis lähevad nooremad, siis lähevad naised, siis lähevad, ma ei tea, U23 eliit, eks ole, ja teha see kuidagi läbi selle põnevaks. Aga see tundus mulle, kõik ideed tegelikult on jumet ja põhimõtteliselt saaks neid asju teha, aga lõppude lõpuks jäigi just ikkagi sõelale seesama idee teha velotuurina.
miks, sest et see on täiesti unikaalne, ma ei ole siiamaani, minu guugeldamisoskused ei ole nii head, et ma oleksin leidnud mõne võistluse, mis oleks nagu ühel päeval läbi viidud velotuur. Ja teiseks, Tour of Vikings kõlab väga tuusasünge, laheda ja story'ga üritusena, et mis ongi selle asja kogu eesmärk, et see on niivõrd raske võidusõit, et viiking, sõna viiking illustreerib seda ettevõtmist suurepäraselt minu arvates. Ja kõik need lisafaktorid, mida see tegelikult juurde annab, on see, et kuna me teeme üritust, mis on jalgrattahooaja lõpus ja me päriselt ka, see üritus ei ole loodud selleks, et teenida raha või midagi muud sellist, et see üritus on tegelikult loodud selleks, et pakkuda midagi rattaspordi kommuunile. Ja sellepärast just need pooletunnised pausid loovad sellise, ma loodan, et sellise natukene rahulikuma atmosfääri ja et seal ei ole sellist päris maanteevõistluse maiku või sellist närveerimist seal juures, et kui hommikul kell 7:28 Kuressaare lossihoovist jalgratturid stardivad, siis piduliku stardina me lähemegi läbi linna välja Kudjapää suunas, kus algab kruus ja umbes täpselt selle kruusa piiri pealt ongi siis tegelik start, kus ratturid lähevad esimesele 84 kilomeetri pikkusele etapile. Mul ei ole isegi praegu kilomeetreid ees, täpselt nii professionaalne ma olengi. Kui ma midagi nende faktidega puusse panen, siis see kõik, mis internetis on õige. Kui me hakkame nüüd etapi haaval läbi käima, see võib-olla natuke segane on, kuidas ma räägin, aga esimene etapp siis, kui ma peaksin seda ise iseloomustama, on tõenäoliselt kõige kergem igas mõttes. Nimelt on suur võimalus, et esimene etapp on alla tuul, sest et tihti puhub tuul Saaremaal Sõrve suunast, ehk siis ma ei tea, ilma kaaresid, ma ei ole kahjuks nii haritud, puhub sealt suunast igastahes, ehk siis on hea võimalus, et see on siuke alla küljekas, alla tuul enamus aega, kuigi see siki sakitab seal kogu aeg, eks ole. Teine põhjus, miks ta on lihtsama killast, on see, et seal on enamus osa asfaltit ja see kruus, mis seal on valdavas osas väga hea, eriti just võrreldes järgnevate etappidega. Et kui me oleksime teinud sellise reegli, et ratast või kumme tohib vahetada, siis esimesel etapil oleks isegi olnud mõistlik tulla võib-olla maanteerattaga. Aga siin samas väga hea, et ma kohe ise selle peale sattusin siin rääkides, rattavahetus ega ka kummide vahetus, kui sul ei ole just tehnilist riket olnud, ei ole Tour of Vikingsil lubatud. Seda otsust põhjendame me sellega siis, et kuna me tahame hoida selle ikkagi võimalikult rahuliku ning ka võrdse üritusena selles mõttes, et me ei taha kellelegi anna eelist, kellel on 3 ratast ja 4 paari jookse igal etapil, et ta saab vahetada, millal tahab etappide vahel. Et sul ei oleks mingit rahmeldamist seal, et sa sõidadki ühe rattaga, ühe kuulikindla rattaga algusest lõpuni ära selle. Ehk siis jah, võib-olla esimesel etapil on sul natukene laiem kumm ja oleks võinud olla kitsam kumm, et sa oleksid sellega läbi saanud, aga lõppkokkuvõtteks sul tuleb kasuks see kuulikindla ratas teisel ja 3. etapil. Aga kui me jõuame siis oma sellise visualiseeritava võistlusega praegu siin podcastis esimese etapi finišisse, siis see finiš näeb välja niimoodi, et see toimub siis Tornimäe rahvamaja ees. Kaardid ja asjad me kõik jagame ennem muidugi välja ka võistlejatel ja täpsemalt, kus mis toimub, aga finiš on Tornimäe rahvamaja ees ja siis sellest momendist, kui esimene
võistleja tuleb üle joone, hakkab tiksuma taimer järgmise etapi stardi suunas. See on siis 30 minutit on sellest momendist aega. Ütleme, et tuleb punt üle, seesama punt saab minna puhkama, saab minna rahvamajja, saab vahetada riideid, mis on tal siis kaasas, kas tänu support personalile, kes on kaasa tulnud, kes autoga siis sõidab, või siis on igal võistlejal võimalik saata ka kilekott koos asjadega korraldaja kaudu siis stardist nii esimese kui teise etapi finišisse ja see informatsioon tuleb ka teile kas meili teel või siis Facebookis kuskil mujal kanalites, sellega me tegeleme, et kõigile see kindlasti jõuaks. Ning jah, seal saab süüa, seal saab juua, seal saab kuulata muusikat, seal saab puhastada enda ratast ja valmistuda järgmiseks etapiks. Nüüd järgmiseks etapiks valmistumine näeb siis välja niimoodi, et sihuke 5 minutit varem peavad kõik olema nii-öelda stardi ootamise koridoris, see ei ole tee peal, sellepärast et osad võistlejad võivad veel lõpetada oma sõitmist, esimese etapi sõitmist. Ja vahetult enne esimese etapi starti me tuleme joonele, me jagame välja liidrivesti, mitte liidrisärgi ja sealt siis saabki alguse teise etapi start. Ma räägin ruttu ära sellise stsenaariumi siin peas, et ütleme, et teise etapi start on läinud, teise etapi stardist ratturid lähevad minema, aga sina juhuslikult jõuad just esimese etapi finišisse. Siis nüüd tehniliselt sul on see võimalus, et sa saad minna otse nendega kaasa ja püüda grupi kinni. Aga ma ei tea, kas see on hea variant, sellepärast et sul ei ole ju juua tõenäoliselt nii paljuks, sest et teine etapp on teatavasti kõige pikem 135 kilomeetrine etapp. Ehk siis point on selles, et kui grupp läheb üle joone ära, ehk siis see 30 minutit on möödunud, siis kui sina tuled 5 minutit hiljem näiteks, siis selles samast momendis, kui sina lähed üle joone, läheb kinni sinu esimese etapi aeg ning hakkab tiksuma teise etapi aeg. See aga ei tähenda, et sa ei võiks minna ruttu või vähem ruttu rahvamajasse või sinna samasse lähedale kõrvale, kus meie siis korraldajatena jagame sööki ja ka jooki, et sa saad enda pudelit täis panna, eks ole, valmistuda järgmiseks etapiks, järgmiseks katsumuseks, valmistad end seal ette. Meil on seal ka telk, millest mul jäi mainimata ennem, kus on olemas tööriistad, et kui sul on vaja midagi parandada, kuigi tööriistad peaksid sul kaasas olema endal nii või naa, selle põhjusel, et kui sul raja peal midagi juhtub, siis sa pead seda niikuinii ise parandama, eks ole. Aga seal on ka see telk, kui sa tahad midagi teha, mõnusamalt parandada äkki ja teed oma toimingud seal ära ja siis paned otse edasi teisele etapile, aga sul aeg juba tegelikult tehniliselt kogu aeg on käinud. Nii, läheme nüüd selle juurde, et räägime teisest etapist konkreetsemalt. Teine etapp on nüüd juba palju keerulisem, et seal on omajagu kruusa, see on kõige pikem etapp, ta läheb igatpidi singer-vinger mööda rannikut ja vähem mööda rannikut, tegelikult ei lähe mööda rannikut üldse, vabandust, minu ema professionaalsuse eest. Ja ma otsin kohe selle kaardi üles. Ahah. Nii, teine etapp siis hetkeseisuga näitab meie raja kaardimeistri Oliveri tehtud kaart, asfalt, must kate on 58 kilomeetrit ehk 43%. Kruusa on selles 72,6 kilomeetrit ehk 53,8% ning muud teekatet 4,4 kilomeetrit ehk 3,2%.
ma arvan, et üheks selliseks kõnealusemaks teemaks ongi see, et mis see muu teekate siis on. Muu teekate on tegelikult juba teise etapi suhteliselt alguses enne Kuivastu maanteed ületamist. Põides on või põidel, ma ei teagi, kuidas seda on õigem käänata, on Munakivi lõik, seal on 600 meetrit pikk selline maasikas Munakivi lõik, kus on tõesti, kui ma seda nägin kevadel radu tehes, mul tuli tilk püksi, et see on tõesti ilus. See on tõesti ilus, see näeb välja nagu Paris-Roubaix. Paris-Roubaix'st rääkides, Tour of Vikings on Paris-Roubaix'ga samal nädalavahetusel. Kui legendaarne on see, et 2 niivõrd vinget üritust on ennast ära mahutanud ühele nädalavahetusele. Mis on eriti mõnus, on see, et meeste Paris-Roubaix on pühapäeval ja meie sõit on laupäeval. Laupäeval on ka naiste Paris-Roubaix. Üks Munakivi sõit, eks ole. Võib-olla Roubaix'l on natuke rohkem Munakivi kui meil, aga mis sellest, ka meil on see 600-meetrine lõik ja see on juba üritusele tulemist väärt, ma arvan. Igastahes sealt lähme edasi, siis tuleb selline koht, et me ületame Virtsu-Kuivastu maantee ja siis tuleb juba igasugust teed siin, et nagu ma ennem mainisin, siis kruusa on palju, aga on ka asfaltit, et ta nõnda vaheldumisi läheb, et korraks kruusal, korraks asfaldil. Ja kui nüüd kruusast rääkida, siis paljud on nagu küsinud, et mis rehviga tulla ja nii edasi, siis korraldajana ma ise kindlasti tahaks nagu seda vastutust enda peale võtta, et pane see rehv ja tule see, et millega sa pead arvestama on see, et tehniline abi puudub, mis tähendab seda, et sa pead tulema kuulikindla rattaga, mis tähendab seda, et pane võimalikult tugev kumm. Ma ei tea, mis see on, aga pane võimalikult tugev kumm, sest et kui sa juba kummi paned ja sa üksinda jääd ja seda vahetama jääd, siis sul on nagu selles mõttes kellad, et jah, sa võid jõuda järgmiseks etapiks mängu tagasi nii-öelda, aga üksinda sõites sa ikkagi paned väga palju energiat hakkama. Ja kus ma seda juttu alustasin, ongi see, et tegelikult neid teekatteid selle 310 kilomeetri peale sa saad kõike. Sa saad asfaldit, sa saad väga head kruusa, sa saad sellist kruusa, mis on parem kui asfalt. Sa saad kitsast kruusa, sellist teed, kus on võib-olla väike mururiba keskel. Sa saad sellist kruusa, kus on väga lai tee. Sa saad sellist kruusa, kus veereb paremini kui asfaltil. Sa saad sellist kruusa, kus on nii suured kivid nagu su vanaema kartulipõllul. Sa saad absoluutselt kõike, et sa pead olema valmis selleks. Pluss lisaks see muu teekate tähendab seda, et näiteks ma võin tuua ühe sellise koha nagu Karujärve kant Teejevos. See on siis vana sõjaväe baas ja sealt läbi sõites me läheme välja ühele raudteetammile ning see raudteetamm on tegelikult selliseks korralikuks metsavaheteeks juba kasvanud, et ta on väga mõnus sihuke, ma arvan, et ta on pigem kuiv, isegi kui ta on märg selles mõttes, et see on vist männimets kõrval ja seal on liivakarjäär kõrval. See liivakarjäär teeb selle natuke isegi liivaseks, seal on siuksed 20-30 meetrised liivakohad, mis ei ole nagu, ma ei nimetaks neid väga tehniliseks, aga noh, maantee rehviga sealt läbi minna on ikka ebamugav, ma arvan, et see on väga ebamugav, et see muu tee tähendabki sellist kohta, et need ei ole väga pikalt ja väga palju, aga nad ikkagi eksisteerivad. Ja sealt läbi minnes me hakkamegi jõudma teise etapi lõppu, see siis on Kihelkonnal ja seal me teeme Tagamõisa poolsaarel sellise väikse tiiru sisse ja tulemegi Kihelkonnale, kus siis pood on jällegi pood. Finiš on Kihelkonna poe ees ja seal samas lähedal on ka rahvamaja, kus saab kasutada WC-si ja sama jutt nagu Tornimäel juua vett, värki särki. Ja seal on siis samamoodi pooletunnine paus ja selles mõttes kõik on juba teada, mis toimub, eks ole. Nüüd siin on juba palju suurem tõenäosus, et keegi jääb poole tunniga maha ja peab edasi sõitma nagu üksinda, et sellega tuleb arvestada, aga võistlejad lähevad siis täpselt pool tundi hiljem esimese finišeerumist ka 3. etapile.
kolmas etapp on, ma arvan isegi, et kõige ilusam ja lahedam etapp, et suhteliselt kohe me läheme kruusa peale ära, siin on selline palju loodust ja sihuke ilusad käänulised kruusavaheteed merele suhteliselt lähedal. Ilus, vahepeal viskame siin korraks raja maanteele, tuleme mööda maanteed ja siis me hakkame jõudma juba siia Lõuna-Saaremaa poole ja siin tuleb sihuke Gotlandi Riksu tiirimetsa, kus me hakkame siis jõudma täitsa mere äärde ja siin see Kaugatoma katse, mis on nagu väga lahedalt kruusatee, läheb põhimõtteliselt täiesti mere äärest läbi. Ja vaata seesama Kaugatoma koht seal kolmandal etapil, kui ma ise seda kevadel nüüd sõitsin viimati, siis see oli väga halva kruusaga, et seal oligi selline kruus, et seal ikka ujus korralikult, mul endal on vist 42 millimeetrit kumm, et sellega seal oli väga mõnus graveliga, aga kitsama kummiga, ma ei tea, noh, kui sul on juba mingi 250 kilomeetrit selja taga ka, eks ole, siis kui mõnus seal nagu ühesõnaga jah, et ma selle mugavuse peale võib-olla juba panustaksin nii-öelda suurema kummi näol, kui ma ise peaksin võistlema. Aga järjekordselt mainin ära selle, et meie korraldajatena ei taha seda vastutust võtta ja nõu võtta, et mis varustusega tulla. See on ikkagi 100% võistleja enda otsus. Jätkem see meelde, aga kui me läheme raja peale tagasi, siis me päris Sõrve-Säärt sisse ei saanud võtta, sest et see päev läheb lihtsalt väga pikaks muidu. Ma kasutan ära ka võimalust tegelikult rääkida siin ära see meie ajalimiidi poliitika nii-öelda, et miks me oleme võtnud sellise seisukoha, see on väga lihtne. Me kasutame ära terve päikse üleval oleku aja, ehk siis et 7:28 me stardime Kuressaarest ja ajalimiit läheb tegelikult põhimõtteliselt kinni 19:00 Kuressaares. Ja kui ma mäletan õigesti, siis päikse loojumine on 2. oktoobril kas 18:47 või midagi sellist. Ehk siis ajalimiidid me olemegi pannud selle kaalutlusega, et kõik saaksid enam-vähem valgest tagasi. Et lõpus, kui osad, kes võitlevad seal 27 ja poole poisiga, ehk siis peavad 27,5 kilomeetrit tunnis keskmist panema, nemad võivad jääda natukene pimeda peale, aga ka selle peale oleme me korraldajatena mõelnud, sellepärast et tegelikult Mändjalast alates, kus on siis, ma ütlen praegu puusalt umbes kas 10 kilomeetrit midagi sellist lõpuni, natuke vähem tõenäoliselt, sealt läheb võistlus jalgrattatee peale ära ja jalgrattatee peal on ka valgustus olemas, et see teeb siis selle mõnusaks. Üks koht veel, millest ma tahtsin üle käia, on see peale Kaugatoma katset teeme seal siukse väikse tiiru ja see haak, kui me teeme selle haagi ära ja hakkame uuesti nüüd Kuressaare poole liikuma, siis seal on üks selline koht, kus on samuti vana raudteetamm, mis on väga huvitav. Ma ei teadnudki, et Saaremaal on olnud selline raudteede võrgustik kunagi, et me kasutame neid raudteetammisi päris mitmes kohas, aga see raudteetamm on sellisel kitsal teel ja ta on mõlemalt poolt küllaltki võsas ja ta on vist põhimõtteliselt 7 või 8 kilomeetrit täiesti sirge ja ühesugune tee, et ma kujutan ette, et seal võib hakata kammima küll peale 270 kilomeetrit on sul juba sõidetud selleks hetkeks isegi rohkem. Ja sul on 7 kilomeetrit ja 8 kilomeetrit täpselt sama tee lihtsalt, sirgelt lähed. Ma arvan, et seal hakkavad igasugused mõtted pähe tulema. Aga kui sa oled seal, siis pea meeles, et lõpp on lähedal, sest et juba Lääsalt läbi minnes tuleb Salme, sealt teeme väiksed haagid maa poole sisse, et me saaksime ka kruusa veel natuke juurde võtta ja siis juba tulebki Mändjalast välja ja seesama jalgrattatee, millest ma rääkisin. Nüüd, kui me käime finiši läbi, siis finišisse tulek ongi mööda jalgrattateed tegelikult täielikult. Kuressaarde sisse tulles on seal, see muutub siukseks, mitte kruusateeks, aga seal on nagu siukse väike asfaltit ei ole peale pandud lihtsalt, ma ei oskagi nimetada, kuidas see tee on, aga sealt läheb üle sildade, puusildade, siukse jalakäija sildade ja siis tuleme Georg Ots spa tagant
ja sealt me oleme teinud raja, mis läheb siis tegelikult suhteliselt mere äärest, vee äärest sealt meri eest läbi ja siis juba pargiteele, kus on seal sihuke rattatee, kus kunagi on Kuressaare tänavasõidud toimunud, värgid-särgid ja sealt lähemegi läbi sisse siis Kuressaare lossi hoovi. Finiši kohta informatsiooni veel tuleb kindlasti ka täpsete plaanidega, aga finiš jääb praeguse seisuga siis niimoodi, et sa tuled Kuressaare lossihoovi sisse, vasakule poole sa näed, nagu on laululava, aga meie keerame vahetult enne lossi paremale ja siis sõidame selle sirge ära ja peale natukene lossi seinast nii-öelda möödumist on siis finišijoon, et see informatsioon tuleb. Nii, kui me oleme nüüd raja suures pildis läbi käinud, siis ma vaatan ära ma tegin Instagramis sellise väikse mängukese, ma lihtsalt küsimusi teilt, et kas on mingeid asju, mida ma saan vastata ja ma otsin need ja need küsimused siis olid, hakkame ükshaaval minema. Kõige suurem küsimus on rehvi valik, tugevad maanteerehvid või kiired gravel rehvid. Jällegi, ma ei taha seda otsust ise teha ega ka absoluutselt tegelikult suunata seda, aga nii palju, kui mina olen aru saanud ka teistest inimestest, kes on targemad kui mina, siis kiired, tugevad gravel rehvid on kindlasti parem valik selle peale, kui võtta arvesse seda, et 310 kilomeetri peale see rehv saab torkeid iga nurga alt. See peaks olema mingi rehvitootja test isegi tegelikult, sest et see on suur asi. Järgmine küsimus on, mis ilma lubab? Vaatame siis kohe järgi, mis ilma lubab, sest et ilm on pidevalt muutlik ja siiani on nagu üle 2 nädala aega, ehk siis ilmateade ei pruugi kõige täpsem olla, aga üks lehekülg nimega AccuWeather siiski pakub seda pikka ilmaennustust ja ma siit võtangi välja siis selle koha prognoosi 2. oktoobriks. 2. oktoobril näitab hetkel 11 kraadi, äiksetormide tõenäosus 0%, tuul 24 kilomeetrit tunnis, tuule iilid 50 kilomeetrit tunnis, sademete tõenäosus 25%, pilvisus 42%, sademed 0,0 millimeetrit. See on huvitav. Ehk siis tegelikult näitab sihukest mõnusat ilma, et ei pea pikad riided, vihma ei saa. Mõnus, 310 väike tiks, eks ole. Ma loodan, et tegelikult see on päris hea ilm, et ma mäletan, eelmine aasta oli samal päeval oli 14 kraadi ja päike, ehk siis suhteliselt sama ilm, et ma loodan, et päike tuleb välja ka meie jaoks, sest et tellitud ta sai. Aga järgmine küsimus, kes Eesti tippudest tuleb? Miku Patu, lätlane Vosekans laikis ka pilti ilmselt taas stardis. Siin on väikesed spekulatsioonid käivad. Olen näinud stardilisti ehk siis inimesi, kes on siiamaani registreerinute listi, õigemini stardilist on see, kes siis lõpuks stardis on. Registreerinute listis Mikut ega Patut hetkeseisuga ei ole, sest et kahjuks on poistel vist praeguse seisuga meeskonna eest ehk siis nende enda välismaa meeskonna eest võistlemine plaanis ja ka lätlane Vosekans ei olnud kirjas, kui ma nägin registreerinute listi eilse seisuga. Et kes on tulemas, ma võin välja öelda, nimed on kindlasti Ampleri mehed, 8 meest. Ma ei hakka neid isegi nimetama, kes on väga tugevad ja meie regiooni ainuke profitiim, siis teadaolevalt tuleb kindlasti, oli registreerinud Gert Kivistik, Gert Jõer ja siis, kes mul meeles on praegu peast juba Jürgen Matt, kes on
pelotoni värvides saarlane tegelikult ja tegelikult selles mõttes ma ei oskagi praegu kedagi teist sealt rohkem välja tuua, et vabandust, kui ma kedagi tugevat ei maininud või noh, te kõik olete tugevad, kes te tulete, eks ole. aga kokku oli registreerunud eilse seisuga siis 45 tükki, kui ma mäletan ja suur osa sõitjatest mulle tundub, et ongi pigem selle grupi mehed, kes lähevad lihtsalt seda katsumust lõpetama. Ma kujutan ette, ma jällegi tegelikult ei tea, et tegelikult ma loodan, et igaüks suudab Amplerile ja teistele nimekatele Eesti ratturitele näidata ja võrdväärset konkurentsi pakkuda siis nii-öelda. Aga lähme küsimustega edasi. Järgmine küsimus on ka rehvi kohta, et mis on õige rehv, kas 28 või 32 või veel laiem? No jällegi, kui mina tuleks 28-ga, ma kindlasti ei tuleks 32-ga. No ütleme veel niimoodi, et kui mida koordinaatorim sa rattal oled, ehk siis mida uuem sa rattaga sõiduga oled ja sa ei ole võib-olla tehniliselt kõige osavam, siis seda laiem rehv on tegelikult parem, et liivakohtadest läbi minnes on ka nagu ikkagi, kuigi neid ei ole palju, aga ikkagi mida laiem rehv, seda parem ja ma jään seda mantrat kordama, et ma arvan, et parim variant on minna selle rehviga, millega sa ei pea kummi vahetama. Palju rattureid sa arvad, et kohale tuleb? Noh, kui täna või eile paar nädalat, ütleme siis 3 nädalat isegi, pigem 3 nädalat enne võistlust oli meil koos 50 või 45 ratturit, siis eks ma arvan, raske on öelda, palju meil siin 2 nädalaga nüüd juurde tuleb, aga kui tuleks äkki sihuke 75–100, siis oleks nagu väga, väga hästi esimese aasta kohta. Ja siis on ka küsimus How to survive. See on selline väga õigustatud küsimus tegelikult, et 310 kilomeetrit ei ole ju absoluutselt mitte naljaasi, eks ole. Et How to survive on kindlasti see, et juba nädal, 2 nädalat ennem võib-olla trennidega selles mõttes natukene mõelda, et kuna sügise poole üldse võib-olla keha, ma räägin praegu tegelikult enda nii-öelda kogemusest, keha võib-olla taastub juba natukene nagu halvemini või see tippvorm nii-öelda selline loomulik tippvorm on võib-olla läbi, sest et see tuleb siukse suve ja vähemalt minul oli niimoodi, et siis tasub võib-olla jah, mitte ennast nagu tühjaks sõita ja et see treenimine peab olema suures plaanis nagu ennem tehtud niikuinii, et võib-olla siuke 1-2 võtmetreeningut, eks ole, on seal viimase 3 nädala sees, võib-olla rohkem olenevalt siis treenitusastmest, et algab sealt, aga et hoida seda värskust, siis kindlasti süüa viimastel nädalatel okeilt palju, et su keha ei jääks errorisse, et see ei ole enam koht, kus kaalust alla võtta ja kus enda keha stressi viia. Viimastel nädalatel kindlasti tarbida soolasid, mineraale, et keha oleks nagu valmis selleks. Aga mis ma arvan, et on kõige olulisem, on see, et sa just nagu mentaalselt suudaksid mitte ennast nagu üle töötada, et tuleb, mis tuleb, eks ole. Sa lähed peale, sa annad enda parima ja sa lihtsalt läbi sõitma. Tegelikult see 310 kilomeetrit on ikkagi nagu kõige ehtsamas mõttes maraton, mitte sprint, et seal ongi pigem vaja sihukest tahtejõudu ja kannatusvõimet, aga see, kui sa oled juba kirja pannud ja kui sa juba kaalud tulemist sellele võistlusele, siis see on ju teil kindlasti olemas, et selles küsimust ei ole. Küsimused said mul nüüd otsa. Las ma mõtlen, kas mul on veel midagi rääkida. Tegelikult kirjutasin endale mingid asjad ka notesidesse, et millest veel rääkida. Mingid asjad, mis on siuksed, mis küsimused on nagu tulnud kellelgi esile kerkinud, on küsitud, et kas temposõidulenks on lubatud. See ei ole lubatud, sellepärast et meil on tegelikult kõik põhimõtteliselt ikkagi maantee sõidureeglite järgi ratta poole pealt siis, et sul peab olema traditsiooniline lenks ehk siis oinassarvedega lenks rattal peal olemas, et tehniliselt sa võid selle panna ka endale maastikurattale peale, aga see lenks on oluline ja peale ei tohi panna temposõidupulkasi, et see
loob siis eelise teiste ees, kellel seda ei ole ja see on keelatud. Üks asi, mida ma tahan väga rõhutada, on see, et kui te olete kahe vahel, kas tulla või mitte, siis mõelge kindlasti selle peale, et seda üritust ei pruugi enam järgmine aasta tulla. Et miski ei ole kindel. Palju me vaatame sellest, et kui edukas on see üritus see aasta, kui palju on inimestel huvi ja nii edasi, et täna seda podcast'i tehes on raske seda öelda. Kui ma isiklikult peaksin praegu hindama seda, et kui paljud inimesed starti tulevad, et kas huvi on pigem hea või väike, siis võib-olla huvi on grammi võrra väiksem, kui ma eeldasin just registreerunute koha pealt. Aga samas ma olen ääretult tänulik, et juba 45 inimest ennast sellisele täiesti pöörasele katsumisele kirja pannud. Ehk siis tegelikult see on ka väga tervitatav, aga mul on ka planeeritud väiksed otseühendused siin paari inimesega, kes tulevad sõitma, et teid veelgi motiveerida tulema starti, kes on seda praegu kas edasi lükkamas seda otsust või siis lihtsalt kahe vahel, et mis saab. Aga võib-olla proovimegi siin tekitada nüüd otseühenduse siis meie külalisega, kelleks on esimene külaline, kelleks on Oliver Mändla, arhitekt. Ning oleme otseühenduse saanud siin ei kellegi muuga kui Oliver Mändlaga. Tere, Oliver! Tere! Arhitekt Oliver, olen leidnud teid nimekirjast, siis osalejate nimekirjast, kes on end kirja pannud Red Bull Tour of Vikings võidusõidule. Räägi, kuidas see juhtus? On niimoodi juhtunud, jah. Tuleb võtta ikka maksimumi, on tehtud ju natukene rattasporti ka nüüd viimase 2 aasta jooksul. Jah, okei, kui me nüüd nalja kõrvale heidame korraks, siis reaalsus on see, et sind ma tunnen tatist alates, kui me käisime põhikoolis Saaremaal koos ja sai kõvasti sporti tehtud. Aga olgem ausad, rattaga sõidu sa põhimõtteliselt ju alles õppisid ära tegelikult. Jah, eelmine aasta suvel. Need abirattad said eemaldatud ja oota, aga kas eelmine aasta suvel ostsidki endale siis nagu nii-öelda sportratta, oli jah? No päris ratta jah, mis kohe ära võlus selles mõttes, et ennem pole nagu normaalse rattaga ilmselt sõitnud. Ja kui palju sa sellest ajast saadik oled üldse sõitnud näiteks kilomeetrites? Mul on see aasta mul 6500, aga eelmine aasta ma tegin 2,5. Et siis põhimõtteliselt on elus kokku 9000. Ma arvan, et see on väga hea. Peaks inspireerima väga paljusid teisi sportlasi, kes ei ole julenud ennast kirja panna veel võistlusele. Aga kas sa oled võistelnud ka ja kus? Ma käisin eelmine aasta, ma käisin, ma ei tea, kumb enne oli, aga Kõrvemaa rattamaratonil käisin. Ja seal ma käisin oma vana sükse hübriidmaastikurattaga. Aga siis eelmine aasta käisin ka seal Gravel Grinderil, mis oli nagu äge. Ja rohkem ma pole võistelnud. Et kruus on siis nagu ja maastik on nagu sinu teema, jah? Jaa, see ratas on ka sükloratas, mis ma ostsin ja siis see on nagu äge, jah. Aga kuigi nüüd ma olen ikkagi rohkem tegelikult maanteed ka sõitnud, et seda kiirust ka taga ajanud, aga kruus on ikka äge. No jah, Tour of Vikingsil võib kiirus ka marjaks ära kuluda, aga kui palju sa oled üldse rattaga sõitnud ühe korraga kõige pikemalt?
mul eelmine aasta juba proovisin, kui ma selle ratta sain, siis veits natuke tegin ja siis käisin, kuna ma olen ka Saaremaalt pärit nagu sa, siis ma käisin kodus rattaga, nii et mingi 240 kiltsane ots on kõige pikem ja see aasta tegin sedasama, et see ongi nagu lagi praegu. jah, selles mõttes tuleb au anda sul. Ja Mul see on. ei ole, selles mõttes 27 oli umbes seal keskmine, et selle pealt on hea minna Viikingu sõidule. Nojah, aga Viikingi sõidul on see, et sa ei pea vähemalt üksinda kogu aeg tempot tegema, aga mul on see, et isegi minul on vist maksimaalne distants, mis ma olen läbinud ühe päeva või ühe trenni jooksul on vist mingi 220 kilomeetrit ehk siis veel vähem kui sul, et see 240 on juba täitsa soliidne number. Aga kui me räägime nüüd konkreetsemalt Tour of Vikingsist, siis mis meeleolu sind valdab, kui sa mõtled sellele võistlusele, selle 2. oktoobri hommikule? Pudru sisse ja minema. Ma ei tea, väga ei oska tegelikult närvitseda. Ma arvan, et see ongi umbes, ma kujutan ette, et peaks nagu läbi jõudma sõita. Kui kellegiga koos sõita, et üksi ei taha jääda, et siis läheb raskeks. Aga ega ma väga, mul on isegi peas see, et kui peaks juhtuma nii, et ma jõuan nagu 2 etappi ja 3. ei jõua, et midagi ei juhtu. Et järgmine kord, kui toimub, lähen uuesti. Et väga üle ei pabista. Tugevamana kui kunagi varem. Okei. Kas sul on ju tegelikult ka nagu eraeluliselt päris kiired ajad, et said siin hiljuti isaks ja kas lähiajal üldse on trenni jõutud ka teha pereisana? Kuule, juhtus nii jah, et 3 nädalat juba isa. Aga ma just täna hommikul käisin. Nii et praegu salvestamise ajal on kell 11, et 6 läksin ja tegin 60 kiltsa. See on pühendumus, ma ütlen. Selle aja. Aga kuule, 6 on pime juba ei ole või? Hommikul? Praegu täpselt läheb valgeks. Okei, no siis sa harjutad täpselt ennast selle päikserütmiga, mis on ka Tour of Vikingsil, kui päiksetõusu ajal lossihoovist minek on. Okei, kas sul on võib-olla mõni küsimus minule? Äkki ma oskan aidata sind vastusega või midagi? Tuuri kohta? Noh, jah, soovitatavalt. Ma ei tea, ei ole vist. Ma olen sult küsinud ka, et dopingukontroll on. Ma igaks juhuks ei ütle praegu, kas on või ei ole. Ma vaatasin seda Ikarust just, et võib-olla peaks. Ei, ma arvan, et sa oled piisavalt tugev, et see asi teha läbi ilma, kuigi jah, et 27,5 kilomeetrit tunnis umbes tuleb keskmiseks sõita, et ajalimiiti mahtuda, aga jah, ma arvan, et võib-olla kui aeglasemalt sõita, siis hakkakski külm, et see on tegelikult siuke paras distants. Aga tead, Oliver, ma ei hoiagi sind siis siin rohkem kinni, lasen sind projekteerima asju, mida tähtsad arhitektid teevad tööpäevadel ja tänud, et leidsid selle väikse aja ja näeme siis Tour of Vikingsil. Tšau. Kuule jah, aitäh sulle. Tšau, näeme. Vot, selline mees on Oliver. Järgmiseks oleme me ühendumas meie võistluse seni ainukese registreerinud naisega, kelleks on Ann-Kristiin Allik. Nii, tervist. Oleme saavutanud järjekordse otseühenduse meie ainsa registreeritud naisega Ann-Kristiine. Kas ma hääldan su nime õigesti või on see Ann-Kristiin? No, kuidas tahad, olen kõikide versioonidega tänaseks päevaks harjunud, nii et. Okei, ma teen siis Ann-Kristiin. Räägi mulle sellest, et kes sa oled?
kuidas sa jalgrattaspordini jõudsid ja kuidas sa oled täna sellises seisus, et sa võtad osa Tour of Vikingsist? No ma olen siis Ann Tallinnast ja mina jõudsin rattaspordini tegelikult üldse, ma ei tea, pärast pikka kaalumist, et ma hästi pikka aega nagu tahtsin hakata sõitma, aga inimesed mu ümber, kes on nagu kaua aega juba sõitnud, ütlesid mulle kogu aeg, et ei, see rattasõit ei ole nagu nii, et sa lähed ja ostad ratta ja sa hakkad sõitma, et see ratas jääb sul seisma, pole mõtet, lamp ära tee, on ju. Ja siis ma ülipikalt nagu lükkasin seda edasi. Vahepeal leidsin enda jaoks murdmaasuusatamise ja siis oligi see 2019-2020 talv oli niisugune nagu murdehetk, et Eestis lund väga ei olnud. Ma käisin küll Norras suusatamas ja siis Norras tagasi tulles oli see koroonavärk ja Eestis lund muidugi ka ei olnud ja siis ma mõtlesin, et davai, et mis nüüd nagu. Ja siis ma ostsin puki ja ratta ja hakkasin lihtsalt täiesti tühja koha pealt toas puki väntama. Millal see oli täpselt siis? See oli siis märts 2020. Ehk siis eelmine aasta. Ja ma panin alguses nagu totaalselt hullu. Mul on nagu kehakultuurialane kõrgharidus, ehk siis nagu ma mingis mõttes teadsin, mida ma teen, aga mulle lihtsalt nii julmalt meeldis, et ma alguses panin vist 2 kuuga mingi 3 tonni pukil. Lihtsalt sõitsin, vaatasin filme, sarju ja sõitsin, on ju. Ja siis tuli selline üritus nagu Tour de Võrtsjärv, kus siis sõidetakse esimene päev Võrtsjärve äärde ja teine päev tagasi. Ja siis see oli mu esimene nagu õuekatsumus rattaga niimoodi sõita. Meil oli meeletult rõve ilm ja äge seltskond ja ma arvan, et see äge seltskond oli see, mis mulle selle rattasõidu nagu nii hullult maha müüs, et pärast seda ma olen põhimõtteliselt iga oma vaba hetkes veetnudki nagu rattaseljas. Ja jah, põhimõtteliselt sellest Võrtsjärve sõidust alates nagu on kõik muud asjad käinud rattasõidu ümber ja nii ma siia jõudsingi. Kui palju kilomeetrit see Võrtsjärve tiir oli? Esimene päev oli äkki 210 ja teine päev oli mingi 230, 240. Et see oli nagu, minu jaoks oli jälle see olukord, et ma nägin seda üritust, mõtlesin, et ma ei ole ju midagi sellist teinud, et nagu vahet ei ole, et ma panen kirja ja et ma helistan sellele korraldajale ja siis ma helistasin sellele tüübile ja ta ütles mulle, ei ole hullu, saateauto on olemas, et kui ei jaksa, istud sinna. Ehk siis ma läksingi plaaniga, et ma sõidan 100 ära ja siis lähen olen saateautos. Aga jah, kui juba esimene päev ikkagi lõpuni jõudsid, siis teine päev oli nagu lihtsam sõita ja jah, kuidagi sai tehtud. Okei, aga kui me nüüd tuleme siia aastasse ja Red Bull Tour of Vikingsi juurde, siis kuidas on ettevalmistus selleks sujunud, ehk kui palju sa kilomeetrid oled näiteks see aasta sõitnud ja mis sa arvad sellest võistlusest ja kuidas valmistud? No see Tour of Vikings on nagu küll selline üritus, et kui ma juba kuulsin sellest, siis ma olin nagu mingi, mis asja, kui äge, ma tahan täiega minna. Aga alguses ma olin nagu veits kõhklev, sest ma tahtsin samal päeval Tartus poolmaratoni joosta. See jooksmine on mul nagu kõige uuem hobi. Aga siis ikkagi jah, see Red Bulli üritus on nagu, see on ikka jube äge. Ja no ega selles mõttes selleks ettevalmistust ma ju otseselt nagu eraldi enam ei olegi teinud, sest et see aasta ma võistlesin maanteerattaga esimest hooaega, tegin aerobike'i maanteekarikasarja ja noh, ikkagi sellega seoses ma olen päris palju kilomeetreid kogunud, vist enam-vähem 13 000 peaks olema see aasta. Et siis ma arvan, et selles mõttes siuke suurem töö on tehtud, et mida ma nüüd olengi siin viimased paar nädalat nagu rohkem rõhku pannud on just see erineval maastikul sõitmine, et kuna siiamaani ma olen suht maanteekunn olnud, et siis ma olen praegu käinud nagu metsas ja see nädal on Tartu see rattamaraton ka, mis siis tegelikult ma arvan on väga hea osa sellest ettevalmistusest, et seal on ka siukest gravelit ja igast värki päris palju, et siis ma arvan, et see juurde ja mõned siuksed maastikuharjutused erinevate pinnastel sõitmine ja siis ega siin enam kilomeetreid ei kogu, et pigem just, et vaim oleks valmis igasuguste muude asjade peal sõitma.
ja see on tõsi. 13 000 kilomeetrit ei ole üldse naljanumber sõita ja kui sa oled nagu võistelnud ka see aasta, siis ma ei näe nagu väga isegi probleemi, aga kui sa ütlesid, et see Võrtsjärve seal teisel päeval te tegite 230 kilomeetrit, kas see ongi sinu kõige pikem ühe päeva jooksul läbitud distants või oled sa rohkem sõitnud kunagi kuskil? No see aasta Võrtsjärve sõidul me tegime teine päev, kuna mingid teeremondid olid, siis meil tuli tagasi tee 265 äkki või, et oli isegi pikem. Aga noh, mis ma vahepeal tegin, kuna ma elasin Saksamaal, et siis ma panin võib-olla vähem rõhku sellele pikale distantsile, aga ma tegin selliseid korralikke ronimissõite, et ma sõitsin 130 kilomeetrit ja 3000 pluss tõusumeetrit on ju, et ma arvan, et see on nagu teistmoodi olnud nagu väga heaks baasiks on ju, et eriti just selle Tour of Vikingsi jaoks, et noh, selles mõttes ma olen nagu harjunud sõitma kaua, et ma võin seal sadulas istuda tunde ja kopp mul ette ei tule ja valus ei hakka, et selles mõttes ma arvan, see on nagu see, mis sellel päeval kindlasti kaasa aitab. Okei. Aga kui sa mõtled täna praegu 2. oktoobri hommiku peale, siis mis mõtted või emotsioonid sind valdavad? No ma olen ülihyped nagu, ma lihtsalt, kui ma saaks, ma juba hakkaks stardi poole liikuma. Et noh, ma arvan, et see tuleb nagu üli-tuus üritus. Eks ikka mingisugune siuke kartus on sees, aga samas ma korraldasin siin nädalavahetusel seda Rahva Naiste 100 üritust ja minu üks suurimaid muresid on alati see, et kui rehv läheb, siis ma pean seda vahetama. Ma olen neid küll omajagu elus vahetanud, aga nüüd ma sain nagu jälle nagu värskelt seda teha, et mul see aasta polegi väga vaja olnud, et nüüd on nagu värskelt jälle rehve ka vahetatud siin ja siis on nagu ikka siuke enesekindlus jälle tagasi, et noh, et kui rehv läheb, siis ma võin selle paari minutiga seal korda teha ja edasi panna. Jah, tõepoolest, et see on siis üks eripäradest, mis Tour of Vikingsil on, et sa pead olema valmis iseenda ratast parandama nii-öelda, kui mingisugune probleem esineb, aga kas on sul mingit küsimust äkki minule, mida ma oskan võib-olla vastata või mis? Ma olen kuulnud, tegelikult ma räägiks sellest, et ma olen kuulnud ka seda, et teil on nii-öelda väike selline grupp formuleerumaas, kes on siis, tahate selle, me nimetasime omal ajal nagu, kui oli vaja 30 kilomeetrit tunnis näiteks keskmist sõita, siis me nimetasime seda 30 poisiks või et 30 poiss alistada ja siis meie üritusel Tour of Vikingsil nüüd on see põhimõtteliselt siuke 27,5 poiss, mis tuleb alistada, et teil on mingisugune grupp moodustumas, et seda alistada. Kas ma olen õigesti aru saanud? No jah, selles mõttes, et me hakkasin nagu, kui ma ise sain aru, et okei, et mul on ilmselt minek, et siis ma ei saanud sõpru ka küla peale ja niisama jätta, et siis ma hakkasin neid ka moosima, et lähme teeme ära ja siis alguses hakkas seal ikka tulema mingeid arvutusi ja kui kiiresti, kes peab kuskil sõitma, et ikka saaks piiridesse ja siis ma lõpuks ütlesin ära, et davai, mul on nagu nii ja nii palju sõpru, ma tean, kuidas nad sõidavad, ma viin meid kõiki omavahel kokku ja lähmegi teeme ära, et nii-öelda matkagrupp, et noh, et me ei ole nagu mingi öelnud kellelegi, et ära proovi panna, on ju, aga lihtsalt, et see teadmine, et meil on taga või kuskil olemas mingi seltskond, kellega on alati olnud tore koos sõita, kellega me oleme käinud seal Võrtsjärvel ja nii edasi, et siis see annab nagu seda enesekindlust, et noh, et muidugi ilmselt kõik üritavad anda endast nii palju, kui saavad, on ju, aga lihtsalt, et ütleme, kui ikkagi tuleb nagu sein ette ja päris nagu tee äärde ei taha jääda, siis see teadmine, et me võime ka 6 või 8 sinna lõpuni kordamööda tööd tehes minna, ma arvan, et see annab nagu palju juurde, et see ilmavärk ju muudab ka nii palju, et tõesti, kui peaks olema mingid sellised tuuled, nagu meil siin praegu on, et siis ja ma kuulsin sealt kohast, et ühesõnaga tuuled ja värgid teevad võistluse raskeks ja võivad teha raskeks ilmastikuolud, et siis on olla alati seltsis segasem nii-öelda, eriti rattaspordis, kus see tuulessõidu efekt on, eks ole, nagu märkimisväärne. Et seda on väga tervitatav kuulda, sest et ma isiklikult olen kuulnud ka osadest ringkondadest, et inimesed
rattasõiduga seotud mehed, isegi kes on võib-olla palju pikemalt olnud seotud kui sina, ei julge tulla, sest et A, B ja C probleem. Aga sa oled nagu heaks näiteks, et võib küll ja mis minu arust on nagu selle kontseptsiooni sihuke võlu, on see, et esiteks sul on 30 minutit aega, et punt jookseb kokku, ehk sul on see võimalus, et te saate nii-öelda esimese osa sõita ja jällegi isegi kui keegi jääb maha, saab sõita natukene pikemalt pundis ja teine asi on see, et see on etappideks jaotatud, eks ole, et tegelikult ei juhtu midagi, kui sa ei saagi seda kolmandat etappi sõita või et sul on nagu enamus osa tehtud ja sul on tegelikult 2 protokollis sa oled nii-öelda kirjas juba, et see on üks asi, aga ma arvan, et väljakutse peabki olema alati selline, kus sul on tegelikult suhteliselt suur võimalus ka, et see ei õnnestu, sest muidu see ei ole tegelikult väljakutse, eks ole, et minu arust näiteks, kui see on väga nagu ülbe asi, mida öelda, aga ma arvan, et nagu maratoni läbijooksmine või läbimine sportlikul inimesel ei ole väljakutse, sest et sa saad selle läbi jalutada siis kasvõi, et sa, jah, väljakutse on see, ma ei tea, jooksta alla 2:45 või midagi sellist, ma isegi ei tea, mis ajad seal on, aga kui sul on nagu ajalimiit ees, siis see muudab selle juba nagu väljakutseks, et rattaga on samamoodi, et ratas on ju tegelikult, kui lihtne on rattaga sõita, saad terve aja istuda, eks ole, ja lihtsalt vändata, et aga kui sa pead seda kiiresti tegema, siis see muudab selle natukene raskemaks. Aga jah, oli, ma arvan, meeldiv sinuga tuttavaks saada ja ma loodan, et sul need viimased nädalad lähevad täpselt nii, nagu nad peavad minema ja et sa oled Tour of Vikingsiks valmis ja siis stardis või stardieelsel õhtul näeme, ma arvan juba kindlasti. Ja seda kindlasti, ma väga ootan. Okei, kuule, aga thanks sulle ja näeme. Ja, aitäh sulle. Tšau. 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 Ning kolmandaks proovime kätte saada juba radu skautimas käinud mehe, tõsise võistlusmehe, Euroopa meistrivõistlustel startinud mehe Gert Kivistiku. Nii, ja oleme kätte saanud siis mehe otse Euroopa meistrivõistlustelt Gert Kivistiku. Ütleme niimoodi, et tähtsamad sõidud, tähendab vähem tähtsamad sõidud on nüüd tehtud ja ees on nagu tähtsad sõidud. Et räägi, kuidas sul Euroopa meistrivõistlustel läks? No nagu arvata oli, ega me läksime sinna nii-öelda, kuidas nüüd öelda, et natuke nagu lootuses, et vaadata, mis teised suured riigid teevad, aga ega selle armu ei antud ja stardist pandi kohe punn peale ja lihtsalt oligi selekteeriv sõit ja iga tõusuga järjest mehi pudenes. Aga sain seal ikka mingi maa sõidetud ja üks hetk imesin seal Christophi ja mingit Sam Bennett ja selliste meestega tõusu peal maha ja et kogemus ikka, et linnaringi sain kirja ja selles suhtes oli vägev ikka, et mis seal ikka, et otseselt ei oodanud ka midagi. Okei. Ei, väga tuus, ei ole üldse paha ju siukeste nimedega maha jääda. Aga kui me räägime paari sõnaga sinu hooajast senisest, siis tegelikult sul on ju läinud päris hästi. Mitu võitu sul kirjas on üldse? No ma arvan, et kõik need Martiniki sõidud ja Eesti asjad, siis ma arvan, äkki võib öelda, et 10 vast tuleb kokku erinevate distsipliinide peale. Okei, pole paha, pole üldse paha ja seesama edukas hooaeg paneb sind ka üheks nii-öelda favoriidiks siis Red Bull Tour of Vikingsile, mis on juba vähem kui 3 nädala pärast ja kuna sina oled üks nendest vähestest ratturitest, kes on vähemalt mingil määral ka radadega tutvunud, siis tegelikult saab sinult võib-olla väärtuslikku informatsiooni, et mis sina arvad radadest ja kas see on mingit moodi teistmoodi, kui sa ette kujutasid enne Saaremaale minekut või kuidas sa kommenteeriksid seda üritust? No kui ma sõitsin esimese etappi läbi, siis ma mõtlesin küll, et see võib-olla jätab mulje, et võiks nagu isegi koguni maantekaga tulla ja panna laiem rehv alla. Aga samas sõitsin ka päev enne läbi siis selle 3. etapi nii-öelda lõppu, mis on Kaugat toomas või kus seal oli
üks täiesti hööveldatud kruusakas, kus ma olin oma 34 või 5 rehviga seal ja hoiad hinge kinni, et ei läheks rehv läbi, et ma arvan, et see 3. etapp ja 2. etapp nagu võivad väga kõvasti üllatada oma nende kruusateedega, et äkki siis ikkagi pigem see rehvi valik peab olema siuke turvaline. Okei, jah, seda ma tahtsingi küsida, et see on kõige populaarsem küsimus siiamaani, et mis rehviga ikkagi peale minna, et siis sina ütled, et 34 ja ülespoole või kuidas? No pigem jah, siuke 35 alates ja siis vastavalt oskustele ja loodetavale sõidukiirusele, et mida nagu rahulikuma plaaniga minna, seda turvalisema rehviga läheks, et kuni ma arvan 45 isegi, et seal nendel gravelratastel läheb alt läbi, et miks mitte, et siis pigem nagu lihtsalt sul on võib-olla tiba raskem, aga sa saad ikkagi turvaliselt lõpuni ja ei jää kuskil üksi pundist maha ja siis seal kuskil kadakate vahel vahetad seal rehvi ja proovid seal pärast tuulega üksi võidelda. Ma arvan ise täpselt sama, et ma korrutan kogu aeg seda mantrat, et tuleb kuulikindla ratas võtta, et parem variant on, ma arvan, see, kui rehvi mitte vahetada, kui see, et stressata sellepärast, et sul rehv katki läheb ja kui ta lähebki katki, siis sa kaotad ju, ma ei tea, 3-4 minutit vähemalt, kui sa oled kiire rehvi vahetaja isegi. Aga kui räägiksime sõidust endast selle nurga alt, et mis sa arvad, kuidas saab olema võistluse iseloom või kulg või kui me võtame arvesse, et 310 kilomeetrit, kas ikkagi stardist on kohe räme andmine ja sõda esimesed 50 kilomeetrit, mis mulle tundub natukene ebaloogiline, sest et ma ei julgeks vist enda energiat hakata niimoodi paugutama, aga mis sa arvad lihtsalt või kui spekuleerida? Ma arvan, et kui sõit oleks ainult eestlastega, siis hoitaks nagu tiba tagasijalgul, aga olles sõitnud ka näiteks seal Läti meestega, kelle kohta ma olen kuulnud, kes on Lätist tulemas, et nemad on konkreetselt sellised, et võib-olla naerdakse seal algul, kui keegi paneb täis hooga teisel kilomeetril litri ja kogu punt jääb passima ja siis saadaksegi kohe mingi suur edu sisse ja äkki tehakse kokkuvõtte kohe esimese etapiga ära, et seda, eks me näemegi, et ise väga suure hurraaga kohe peale võib-olla ei lendaks, või kui on seal mõni mees, kes tahab sõita kohe alguses kiiresti, siis on ka see võimalik. Ma praegu jah, ma olen nagu kõigeks valmis, et võib-olla kasutada ära seda hommikuunisust teistel või siis ja üllatada taktikaga nii-öelda, et keegi ei oota seda ja siis just seda tehagi. Jah, see on variant ja muidugi, mis ma ise mõtlen, on Ampleril on see variant, et kuna nemad tulevad nii-öelda 8 mehega ja nendel on nagu power'id, siis kui mina oleks Ampler tegelikult, kui ausalt öelda, siis mina võib-olla ohverdaksingi 2 meest esimese etapi peale ja ma arvan, et see on ka variant, et nad nagu võib-olla mängivad natukene ümber enda kaarte, et kuna nendel on neid kaarte lihtsalt palju rohkem kui tõenäoliselt teistel, et eriti enda ees sõitjad. Aga üks küsimus, mis ma sult veel tahaks küsida, ma oma teistelt külalistelt ka küsisin, on see, et kui palju sa oled üldse sõitnud ühe päeva jooksul enne kilomeetreid ühe korraga nii-öelda? Ma arvan, minu maks oli äkki mingi 225, kui oli see üks mingi Balti piki velotuuri etapp. Tallinn-Tartu äkki mingi kaarega. Aga see oli, ajaliselt oli lühike ja kõige pikem, mis ajaliselt oli mul, ma sõitsin circa alla 8 tunni, kui ma nüüd Martinikilt, enne kui ma ära tulin, siis ma sõitsin Martiniki saarele tiiru peale. Siis seal mul 7 tundi ja 40 minutit, aga seal oli circa 200 kilomeetrit ja natuke alla 4000 tõusumeetri. Et siuke väike test nagu tehtud juba, ütleme. Et ümber saartele tiiru peale tegemine on väikest viisi hobi juba. No jah. Aga ei, selles mõttes on
jällegi huvitav, et siis sul saab, kui sa selle võistluse kenasti lõpuni sõidad, saab see rekord päris tummiselt üle tehtud kilomeetrite poolest ja tõenäoliselt ka ajaliselt siis mingil määral. Et jah, aga jah, täna on alla 2,5 nädala jäänud, mis sinu võistluskalender ette näeb veel kuni Tour of Vikingsini? Ma lähen teen nüüd tuleval nädalavahetusel sõidan Tartu maratoni, siis siuke väike peaproov mul on plaan teha, ma olen sõidan Haanja 100. Korralik. Ka 5 tunni alla võib-olla sõita, on ju. Ja siis juba ongi, vaatan äkki viskan ühe tsüklokrossi etapi ka veel sisse ja siis ongi juba Vikingite tuur, et ma arvan siin nüüd nädalavahetusel saab kiiruse jalga, Haanjas saab 5 tundi rattaga maadelda ja siis ongi juba nagu ettevalmistus tehtud, et paar lisapuhkepäeva ja siis võib juba Vikingite tuuri kütta küll. Okei. Kuule, aga ma soovin sulle edu nendel kõikidel võistlustel ja kui varem ei näe, siis Tour of Vikingsi stardis ikka. No kindlasti. Ja, kuule, aga davai ikka. Tšau sulle. Nii, selline see tänane episood sai, võib-olla natukene liiga laiali valguv jäi ta, eriti see osa, kui ma alguses üksinda 40 minutit järjest rääkisin. Iseendaga on tegelikult päris raske rääkida, muideks, kes proovinud ei ole. Ma loodan, et te saite vajaliku informatsiooni kätte meie külalistelt. Lisainfona, mis ma praegu oskan veel teile öelda, mis mul jäi ennem ütlemata, on see, et laupäeva õhtul toimub autasustamine koos afterpartiga tõenäoliselt, kuhu on oodatud kõik võistlejad koos enda kaaslastega, pluss siis ka võistluse korraldajad, et teha selline väike koosviibimine, mis sobib siia hooaja lõppu, ma arvan, väga hästi. Ning lisaks on selline salajane undercover plaan, et pühapäeval vaadata ühte maailma kõige lahedamat võidusõitu Red Bull Tour of Vikingsi kõrvalt siis, milleks on Paris-Roubaix. Meeste sõit on siis pühapäeval, et me veel uurime seda varianti, kas Covid ja kõik need asjad lubavad meil, aga kui me saame Rüütli suures saalis vaadata seda võistlust koos, siis ka see oleks väga lahe ja tervitatav, ma arvan. Igastahes, kui teil on veel küsimusi võistluse kohta või ükskõik mille kohta, siis te leiate minu kontaktid igalt poolt. Võite kirjutada ka näiteks YouTube'i selle video alla, et kui te kuulete Spotify's, siis minge YouTube'i ja kirjutage selle video kommentaariumisse enda küsimused ning ma luban, et kõik saab vastatud, mitte kõik tegelikult, kõik mida ma oskan vastata. Vot, aga thanks teile ja siis kuni järgmise korrani. Tšau!